No nii, oleme mõned kilomeetrid Helsingist välja saanud ja teel paika, mis on Kristjani peamiseks eesmärgiks tema Soomes käikudel. Kristjan. No kuule, vanasti oli neid selliseid pühasid mekasid kõigil eestlastel 2. Üks oli H&M, kuhu kindlasti pidi minema ja teine koht oli IKEA. H&M on Eestis nüüd olemas, nii et ainukene koht ja ainukene põhjus, miks Soome tulla, ongi veel alles jäänud IKEA ja sinna tasub minna. Aega tuleb võtta põhimõtteliselt terve päev, nii et kallid sõbrad, meid ootab ees paradiis, maapealne paradiis. Anna gaasi teed, anna gaasi. Väiksed kastid, suured kastid, saad aru. Siin saab kaardiga maksta või sulas. Kõigega saab maksta, lihtsalt peaasi, et maksad. Saad aru, odav. 1 euro jäätis teed, 1 euro jäätis. Kust siit saab, kust siit antakse? Vaata neid ilusaid taldrikuid, vaata seda kaalu, kõik on võimalik osta. Seda sama kappi on võimalik osta. Ja ole ainult mees lükka auto peale ja kõik. Ei teed! See jääb väikseks, suured alused, suurte ratastega teed. Suurte ratastega. No mis koht on see IKEA, Kristjan, millest sinagi sõltuvus on? Mis on see IKEA võlujõud, mis sind ikka ja jälle siia tõmbab? Kas vastab tõele, et sa oled IKEAs rohkem käinud kui Helsingis? Jaa, teedukene, see on nagu püha mekka, kõigi ostlejate püha mekka, sellepärast et siit sellest sisustuspoest on võimalik alates nööpnõelast lõpetades näiteks elutoa mööbliga osta. Kõik on stiilne, aga väga odav. Mul on kodu täis IKEA asju. No aga super, Kristjan! Ja vaata, millised toolid, voolujoonelised toolid, sa võid osta selle laua, võid osta 2 lauda. Keegi ei keela. Kas kõik on ainult 49? Kõik on 49, mida rohkem ostad, seda odavamalt saad teed. Mul on kõik kirjas, lähme. Kristjan, siis ootab meid 8 tundi shoppingut siin, IKEAs. Mennään nüüd! Mennään! Midagi pole teha, Kristjan. 8 tundi shoppamist IKEAs on minu jaoks liig. Andsin juba peale 3. tundi alla, sest kaubavalik oli lihtsalt liiga suur, hinnad liiga soodsad. Aga Kristjan, ei näe ma ka ühtegi sinu ostu käe otsas, nii et... Ei ole nii, et võtad asjad kätte ja tuled nagu kaamel nendega välja. Mul on rekka täis laetud. Leidsin ühed eestlased veel, kellele suutsin oma mööblit peale sokutada pisut. Lastevoodi sain anda ühele toredale Eesti perekonnale, tervise Rakverre, Jaana ja Margusele. Selles suhtes minu päev on korda läinud. No palju sa siis kulutasid? Mis ma kulutasin? No 300 marka umbes. Nii et kõik on hästi. Sa saad veel markade eest siin. IKEAs on kõik võimalik. Lähme. Helsingist umbes 100 kilomeetri või tunnikese autosõidu kaugusel Pühtes asub selline koht nagu Sirius Sport Resort. Siin on seiklusrada, siin saab sisetingimustes surfata, aga peamiseks atraktsiooniks siin on tuuletunnel, kus saab kogeda lendamise tunnet ja vaba langemist proovida. Ja seda täiesti turvaliselt, kusagilt lennukist alla ei pea hüppama. See on turvaline ja seda võivad teha lapsed alates 5. eluaastast. Ainus limiit on kaalulimiit ehk rohkem kui 140 kilogrammi kaaluvad inimesed seda vaba lendamist siin kogeda ei saa. See tähendab seda, et kahjuks pead sa üksi tuuletunnelisse minema. Olen püüdnud viimasel ajal alla võtta, midagi ei ole teha. Aina juurde on tulnud täna hommikul just kaalusin 145,6 kilogrammi. Kahjuks. Vaatan, et oled just käinud WC-s ja mulle tundub praegu, et selline 139. Nii et tore, et me Kristjan sinuga mõlemad seda proovima läheme, sest see on täiesti turvaline. Kiiver on peas, õige ülikond on seljas ja instruktorid ütlevad, mida teha. No lähme vaatame. Mõtle, mida me saame teha. Ma olen eluaeg tahtnud teha langevarju hüpet, aga ma olen kartnud. Seepärast, et mulle ei meeldi see mõte, et ma ikkagi hüppan lennukist välja ja sõltun sellest langevarjust. Aga praegu ei pea lennukist välja hüppama, aga vaba langemist saame ikkagi proovida ja tunda. Oleme kui Formula 1 kuljetajad. Räikkonen ja Häkkinen. Täpselt nii. Muideks, esimesed tuuletunnelid tehti sõjaväelastele aastal 1964 juba, aastast 1982, aga avati Las Vegases tavalistele inimestele esimene säärane tuuletunnel. Nii et nüüd aga Soomes korraldatakse juba mitmendat aastat siin erinevaid võistlusi nii väikeste kui suurte vahel, rühmagruppidena ja üksikisikutele. Meie lähme Teeduga täna kahekesi ja vaatame, mis saama.
Sellest ma räägin, kas te nägite, kus ma möllasin? Nüüd ma julgen kõigile soovitada, tulge siia. Saate vabaduse tunnet tunda, saate tunda, mis tunne on lennata taevas nagu vaba linn. See oli lihtsalt fantastiline. Ja teate, milles nipp on? Nipp on detailides. Väga väheste liigutustega on võimalik oma keha seal tuuletunnelis pöörata. Ja ausalt öeldes paar minutit on justkui pool tundi, see on päris pikk aeg ja lõpuks väsitab see päris ära. Kuule, aga lähme teeme nüüd mingit asja, mis nagu minu leivanumber on. See, milles mina olen kõva mees. See, milles teed ausalt öeldes ei julge isegi platsile tulla. Lähme alla ja hakkame surfama mehed. Siin olen ma kõva mees, siin olen ma tegija, see on minu kodu, vaadake ise. No mis laine see on? Kas see on nagu kõrge laine või on see rünklaine või on see... See on 9. laine, ütlen ma tulle. See on selline esimene allatulek praegu, see oli lihtsam nipp. See oli soojendus. Ei no, see oli lihtsam nipp praegu lihtsam. Ei no, see on käki tegu. Näete, kuidas tuleb asja teha, jah? Tuleb välja küll, kui tahta. Selline tunne nagu oleks San Franciscos lainetel. Saad aru, paned, jooksed nagu peivatsin rannal niimoodi. Ja uuesti kõlla. Kõige karmim kogu asja juures on see, mis siit ei paista. See sektsioon saab päris kõvasti kloppida tegelikult laine käest. Tubli poiss, no päris hästi tuleb tal välja. Ja jälle! Ja uue! Ei noh, läheb, tuleb küll. Miks ta ei tule? Miks ta ei tule? No nii ja jälle! Palusime instruktoril natukene vunki juurde panna. Jah, ma mõtlesingi, milles asi. Miks nii vähe vett tuleb? Vunki oli vähe. Eesti meestel on rohkem vunki vaja. Nüüd tuleb vett 50 kilomeetrit tunnis Kristjani jaob. Ja ta läheb. Nägite, kus tuleb? Nägite? Kas see on nagu pann, jah? No täiega! Sellest ma räägin, kui tahate nagu suve tunda, siis ärge minge Pirital, kus on 10 kraadi ja lainet pole. Tulge siia, siin on laine ja 20 kraadi. Ja nüüd siis jälle lauluga aga lainesse, jah? Jälle. No. Aeg sai täis vist juba. Ei, pandi juurde, aega sai juurde. Kes see aega juurde pani? Kas lähme nüüd koju äkki? Soovid juua? Ei soovi, mul on mahu vett täis täna. Siin on vähemalt mitu liitrit juurde sulle. Igal juhul, kallid sõbrad, Sirius Sport, Helsingist 100 kilomeetrit, ruulib täiega. Paneme veel!